No nii, sõbrad, meie esimesest kokkusaamisest on juba mõnda aega möödas. Nii nagu esimese kokkusaamisel kokku leppisime, te olete käinud Vomaxis, teinud koormustesti. Te olete saanud endale A-spordist vastava varustuse. Ja et nüüd oma projektiga edasi minna ja oma eesmärkidele lähemale minna, siis ma vaatasin üle teie koormustesti tulemused, mis ei ole küll väga ilusad ja samas ei ole ka midagi väga hullu. Ehk siis teie vererõhk on mõlemil kõrge, mis tähendab seda, et teie süda füüsilisel koormusel peab tegema rohkem tööd, kui meil oleks organism treenitum. Ja soovikski täna üle anda teile teie treeningkavad, mis on personaalselt teile tehtud. Ja ma soovin, et teie esimesel kohtumisel püstitatud eesmärgid saaksid kiiresti täidetud. Aitäh! Edu! Sain ikka enda oma? Nii, rahulik jooks, kiirem kõnd, puhkus. Puhkus. 2 päeva nädalas on puhkus. Siin on ka puhkus. Oi, rahulik kõnd seal on. Raskusi nõuab. Nüüd haarab kindlalt mind. Aga ma mõtlen, et treeningu peaks jooma midagi, et on spordijook on okei või enda trenni juba peaks jooma või mismoodi? Selle treeningu vältel joomisega on niimoodi, et kui meil eesmärk on rasva põletamine, siis oleks kõige parem juua nii enne trenni kui trenni ajal tavalist vett. Kui me joome enne trenni ja trenni ajal väga süsivesikut rikast jooki, ehk siis sisaldab väga palju suhkruid, siis organism hakkab kulutama süsivesikuid, mitte rasvu. Peale trenni oleks kõige parem võtta kohe näiteks üks väike banaan, väike jogurt, mahl või siis selline spordijook, mis katab kiiresti need treeningus kaotatud energia. Kui järgmine päev valutavad lihased, siis on üle treenitud või on vähe venitatud või mis siis on? Et igasugune treening ja füüsiline koormus ei ole tegelikult organismi lihast arendav, vaid pigem lihast lõhkuv. Et lihas areneks, nad vajavad taastumist. Ja valu näitab seda, et põhimõtteliselt seda valus lihas ei ole veel taastunud ja seda peale treenida tegelikult ei tohi. Selge, aitäh!